tere päevast ka minu poolt. Kuna Teet Kuusmik läks läbirääkimisi pidama uue potentsiaalse ettevõttega, kes on võimaluse tuleb Jõhvi äriparki, siis on mul austatud roll tööstusalade ettekanne ette tuua teile siia. Et kaardistasime ära siis need probleemid. Esimesena tõime välja, et see on pangandus. See tähendab seda, et väljaspoolt tulevad ettevõtted, eriti kolmandast maailmast ei avata arvelduskontosi. Teiseks on see probleem, et kuna Ida-Virumaal see kinnisvara hinnad ja kõik on nii madalad, siis ka investeerimislaenu saamine on suht keeruline. Teisena tõime välja siis selle, et Eestis nagu tervikuna puudub selline organisatsioon, kes siis välisettevõtteid või organisatsiooni Eestis tooks ja kes seda promot nagu teeks. Kolmas oli meil, kuna Ida-Virumaa on vahetult piir Venemaaga ja see on ka Euroopa Liidu piir, siis need suhted on ikkagi naaberriigiga ja siis taristu küsimused. Et siit edasi minnes siis need lahendused ongi see, et Eestis peaks olema üks selline organisatsioon, kes siis tegeleb siis nii-öelda välisinvesteeringute Eestis toomisega. Meil on küll olemas välisinvesteeringute keskus, aga Teedu kogemus ütleb, et nendel on info, aga infot välja ei anna, hoiavad oma maja sees. Mis puudutab pangandus, siis Finantsinspektsioon, siis seal on see, et need kruvid on nii-öelda võimalikult põhja keeratud, et need investeeringud siia tuua ei saa. Et siin on võib-olla see, et läbi rääkida Finantsinspektsiooniga. Ja teine teema on ka see, et on olemas ka sellised mõned veel välispangad, kes oleks võib-olla nõus panustama siis Ida-Virumaale. Ida-Virumaa programm muidugi on üks teema, mille mahtu võiks suurendada. Samamoodi on KredEx üks võimalik lahendusi. Siis oli hariduse teema oli meil ka veel, et võib-olla siis neid erialasi, mida kõige rohkem vajatakse Ida-Virumaal, et neid õpetatakski ainult siin, et ei ole sellist paralleelselt dubleerimist. Et vist sai nagu kiiresti üle käidud ja... Mul on see natuke sassi, eelne Venemaa suhted ja maantide raudtee ka. Jah. Ja kui nüüd investeeringuid eest rääkida, siis meil oli kaks asja. Et ma vaatasin seda edasi, juba see transportkoridoride asi oli, siis meil jääb ikkagi põhiliseks agropark Auvere karjäärialadele. Et mis võimaldab, see on kuskilt 1500 hektarit, võimaldab tegeleda igasugust erinevate ettevõtlusharudega kalatööstusest kuni putuka kasvatuseni. Vahele jäävad kõik tomatikasvatused ja sellised asjad. Ja mis on nagu pluss, et kui siin Võrumaale taheti rajada kanalat, siis igasugused haisuprobleemid, mis seal kõik olid, siis Auvere juures seda tõenäoliselt ei teki. Aga see jääb, aitäh. Nii aitäh, et kisub põllumajanduseks. Kas saalis on kellel kiire küsimus ka, kui lähme kohe edasi? Nii, palun siis põlevkivitööstuse lauda Kalle Kirk. Kuidas teie 2 miljardit lähevad? Tere! Põlevkivi kompetentsikeskuse poolt võtan siis põlevkivitööstuse asjad kokku. Kindlasti ei ole üllatus, et kliimaneutraalsus on tegelikult kõige suurem väljakutse tööstuses ja sellest siis omakorda tekivad sellised nii-öelda alamväljakutsed veel. Aga eraldi panime kirja ka selle näiteks, et selline väline surve kiireks väljumiseks on selles mõttes ka väljakutse, millega peab tegelema, et see on nagu eraldi asi veel täiesti omaette. Põlevkivitööstuse kõrvaltoodete vähene kasutamine on kindlasti üks väljakutse tööstuse jaoks. Ja samamoodi tööstuse jaoks on siis toodete väärtusahela pikendamine. Ja nende punktide
siis lahendamiseks oleme ka punkte siin välja toonud. Alustame esimesest, et siis põlevkivi keemiatööstuse arendamine tervikuna, sinna alla käib teadus-arendustegevus nii ettevõtetes kui teadus-arendusasutustes ja kui spetsiifilisemaks minna ja vastata küsimusele, et mis on siis väärtusahela pikendamisel lahendused, siis kindlasti eelrafineerimine ja vastava tehase rajamine. Põlevkivi keemiatööstus eelmises punktis võib olla ka muud põlevkivi kasutamise võimalused. Kolmandaks lahenduseks, mis osaliselt katab ka sellist kiire väljumise stsenaariumi, sellist nagu vastandväljumist või vastandlahendust mõnes mõttes, on see, et põlevkiviõli tootmise mahtu tegelikult peaks suurendama ja just sellepärast, et kuna me ei pea siis kiiret väljumist, ei pea võimalikuks ja mõistlikuks, et siis tagada just tänu põlevkiviõlitööstusele selline tasakaalukas planeeritud üleminek. Juhul, kui me pikas perspektiivis räägime, et me üldse põlevkivitööstusest väljume, et siis seda peab tegema tasakaalustatult. Ja neljandaks natuke haakub ka eelmise punktiga, on selliste arengukavade ja stsenaariumite koostamine, läbitöötamine, aga ka kommunikeerimine, et siin on tegelikult neid põlevkivitööstuse arengustsenaariume on aja jooksul tehtud erinevaid ja käsitletud küll seal naftahinna kõikumisi ja kõike muud, et neid peab kas üle vaatama või peab mingeid parameetreid muutma ja vaatama, et mis siis juhtub. Investeeringu idee oli ühest küljest raske, sellepärast et nagu näha, siis kõike me ei suutnud ära jagada. Aga tegime sellise ettepaneku, et kuna eelrafineerimistehas on oluline objekt, siis sinna tuleb igal juhul investeerida ja samal ajal tuleb teha investeeringuid sellise mõttega, et need toetaksid tööstuse arengut põlevkivitööstuse kõrval. Ideaalis muidugi võiks need olla sellised tööstusharud, mis on jällegi samal ajal mingil määral ka põlevkivitööstusega seotud, et esimese mõttena võib-olla näiteks plastitööstusest hoopis, kes võiks põlevkivi tuhka kasutada ja nii edasi, et see oleks nagu kõige parem idee, aga idee üldisena, et kui me räägime sellest, et 2018 aastal oli põlevkivitööstuse siis teenitud tulu üle 700 miljoni euro, et kui see tulu peaks nagu hakkama vähenema, et siis kuskilt peab seda summat nii-öelda nagu juurde tootma, et summa summarum ei juhtuks niimoodi, et lihtsalt tööstuse ja tootmise maht on oluliselt väiksem, kui ta oli varem ja ongi kõik, et see toob nii tööpuudust kui ka muud kaasa, et seda on vaja igal juhul kompenseerida. Aitäh! Aitäh, Kalle, et põlevkivitööstus on efektiivne, raha jääb ülegi. Ei saagi keda kulutada. Põlevkivi vaba ettevõtluse töölauast tuleb Mehis Luus ja räägib, et siin kulus kõik 2 miljardit ära. Tere ka minu poolt. Tahaks siiesti. Kuna meil ei olnud nii täpselt instruktaaži, kuna meie lauajuht otsustas mitte tulla, siis alustasime nii, nagu ise oskasime, loodame, et jõudsime õige tulemuseni. Tõime välja probleemide all esmasel Kari vist on veel siin, me kahjuks ei käsitlenud üldse eakate hoolekannet ettevõtluse all, aga me jätame selle õigusele alati rääkida sellest veel edasi. Me rääkisime puudulist transpordikoridoridest ja ühendustest ja sinna all pärast lahendust tuleb ka need konkreetsed tegevused välja, et mis osas me siis neid paremaks tahame suunata. Tulevikule orienteeritud kutse kõrgharidusest,
ja madalast lisandväärtust tootmise ja teenussektoris. Et need olid meie 3 punkti, kus me nagu leidsime puudujääke ja lahenduste all jagasime kohe raha ära. Leidsime, et 1 miljard võiks minna transpordikoridoridesse ja ühendustesse. Meil oli, arutelul oli Sillamäe ja Kunda vahel, kes mõlemad siis konkureerivad selle laevaliini tekkimise nimel. Ida-Virus olles muidugi me eelistame Sillamäed, jätame selle Lääne-Viru praegu kõrvale. 4-rajalised maanteed, Uus-Narva sild, kiire rongiliiklus ja kõike seda siis nii-öelda turismipotentsiaali ja kaupade ja teenuste liikumise kontekstis. 0,5 miljonit rahvusvahelist kõrgkooli rajamist Ida-Virusse, kutse- ja kõrghariduse ettevõtlusega sidustamine, senisest enam kõrgharidus Ida-Virus uutele tehnoloogiatele ärile orienteeritud. Et kui me näeme täna seda, et mäetööstus võib-olla kahaneva põlevkivi tootmise juures ei pruugi olla nii populaarne õppekava, et siis tuleks neid tehnoloogiaid laiemalt vaadata. Ja siis 500 miljonit ettevõtte siis töötusinvesteeringute toetamisega. Senist enam siis keskenduda põlevkivisektoriga seotud harutegevuste ümberspetsialiseerimisele, nõustamise inkubatsiooniteenuse tõhusamale rakendamisele. Suuresti kattuvad osad teemad kindlasti ka varasematega, aga need varasemad on ka suuresti ettevõttega seotud olnud. Aitäh, Meis. Tuleviku maavaldast, mis me nendega teeme? Kes tuleb ja räägib? No selge, ma proovin õigesse asendisse võtta ennast. Tuleviku maavarad või meie laudkonna teemaks ja me leidsime umbes täpselt 4 probleemi, ilmselt on neid rohkem, kuid võtame kokku sellisena, et põhiline probleem on see, mis meil terendab, et põlevkivi kasutus kaob ära. Meil sunnitakse kinni panema, meil on vaja selle mingit alternatiivi. Muidu me kaotame näiteks majandusekspertiisi väga tõenäoliselt. Meil on probleem ka see, et elanikkond tõenäoliselt on vastu uute kaevanduste tekkele, et kui me tahame uusi maavarasid kaevandada, mis ei ole põlevkivi asuvad teises kohas, siis väga tõenäoliselt me ei saa seda lihtsalt teostada, et me lihtsalt lööme kopa maasse, ütleme nii, siin on uus kaevandus. See nõuab tööd. Paraku oleme ka sellises poliitilises keskkonnas, kus CO2 on väga oluline, selgimise CO2 emissioon ja selle sama CO2 emissiooni kaudu on põhimõtteliselt võimalik välja suretada kogu suuremahuline tööstus igal pool Euroopa Liidus, kaasa arvatud ka Eestis. Millised on siis potentsiaalsed lahendused, mida me nägime? Potentsiaalsed, mida me saaksime kaevandada tulevikus, oleks metallid, näiteks öeldud vanaadium, toorium, uraan, palju õnne, haruldased eelismuldmetallid, savi. Õli tootmine tõenäoliselt jätkub 20-30 aastat, me loodame, et selle kraani keerata kiiremini kinni. Ka see on muidugi võimalik, aga ma usun, et Eesti äkki taipab vastu hakata, mitte lihtsalt lasta mütsi silmile tõmmata. Edasi, mida saaksime teha, põlevkivi saab kasutada kemikaalide tootmiseks, samuti saab seda teha biomassist. Edasi meil on veel ka fosforiiti ja siis ka maavaraks ma pannud ka ligniini, mis tõsi küll tuleb biomassist. Kuidas me peaksime tegelema selle murega, et kui meil juhuslikult vahepeal kaevandusi pole, siis me peaksime ülikoolide kutseliskeskuste baasil suutma säilitada majandusekspertiisi. Me ei tohiks seda ära kaotada. Tegelikult on selle majandusekspertiisiga isegi läinud nii, et meil on aastakümnete vältel see haridus soikunud veidike. Ja siis meil ka samas ümber profileerimine, et tõenäoliselt põlevkivi kaevandus on üks asi ja samas metallide kaevandamine ja väärindamine vähe teine asi. Mida meil veel oleks vaja teha? See on elanikkonna vastuseisuga tegelemine, see tähendab seda, me peame neid harima. Põhimõtteliselt see töökohti tuleb kuskilt niisama. Kui põlevkivi kaob ära, siis teil on vaja uusi väljakutseid. Paraku Eestis ei ole seda biomassi, vähemalt isegi Ida-Virumaal nii palju, et saaksid kõike selle arvelt teha. Järelikult see peab mingi muu asja tegema. Kui me läheme kaevandame, siis paraku peab keegi selle välja kannatanud kaevandust ja maja kõrvale. Ja üks võimalus me näeme peale harimise on, et saaksime võtta partneriteks. Maakasutuse osas, et nad saaksid mingi majandusliku kasu, oleks motivatsioon koostööd teha ettevõtetega. Edasi, kui me tegeleme CO2-ga, siis paraku see on ikka pika vinnaga asi, kus me peame hakkama kasutama biomassi, me peame välja mõtlema uued tehnoloogiad, mis oleksid mõnevõrra säästlikumad CO2 seisukohast. Me peaksime võib-olla mõtlema sellest, kuidas CO2-st teha kemikaale, et muuta süsiniku ringet üldse. Ja lisaks äkki tuleks tuul ja päike
need tuleks võtta ka maavarade nimistusse ja kasutada mingit sellist motivatsioonipaketti nagu ressursitasud või midagi, et inimesed saaksid ka kasu, et kui tuulikud on nende õue peal või nende lahes, et nad ei hakkaks kohe vastu seisma sellele, vaid mõistavad, et okei, me saame sealt elektrit, me saame mingi kasu sealt ja nii edasi. Praegu on see inimeste jaoks väga abstraktne ja nad kipuvad, näiteks Hiiumaa näitedega siin Ida-Virumaa, eks ole, pigem vastu olema sellele mõttele, et midagi sellist tuleks. Aga investeeringute ideedeni jõuda, siis tõenäoliselt, kui me tahame neid metalle kätte saada, väärindada, me peame tekitama ekspertiisi ja see võtab aega. Mitte ainult raha, vaid ka aega ja inimesi. Ja meil on vaja ka välja mõelda tõenäoliselt küllaltki uued tehnoloogiad, mis seda maadlikult kasulikult teeksid. Sest meil on silmet olemas, mingi teadmine on olemas, me peaksime seda baasi tõenäoliselt laiendama. Investeering 200 miljonit per annum, eks ole, palju õnne. Siis maavarade kompetentist laiemalt, et mitte ainult metallid, kuid me tahaksime ka laias laastus peaksime hõlmama sinna siiski kõik, mis vähegi maapõues leidub, kaasavad fosforiidid ja tõenäoliselt ka biomassi. Võtme seda, käitame seda vaatame seda kui maavara, mitte lihtsalt loodusressurssi. Kui ta taastub, aga ta sisuliselt oleks nagu maavara tulevikus, millest me teeme midagi ühiskonna heaks. Ja sinna juurde ilmselt uued tehnoloogiad, teadusarendus ja nii edasi. 200 miljonit per annum. Küsimused muidugi, jah? Jah, on kiire. No meie laudkond arutas taastuvenergia teemade all ja me alguses jagasime taastuvenergia teema 3 gruppi. Et taastuvenergia vedelkütustena või vedelkütused taastuvenergiast, ütleme nii. Teine on siis soojus, mida siis inimesed vajavad, et elada. Ja 3. on elektrienergia. Ja sellest 3 see esimene taastuvenergiast vedelkütused. Selle kohta me väga palju ei osanud arvata, mis puudutab Ida-Virumaad. Biogaas on üks võimalus tõenäoliselt, aga me ei oska öelda, mis see potentsiaal Ida-Virumaal on. Palju seda biogaasi toota saab, kas on nagu tegemist strateegilise teemaga või on pigem selline niši valdkond. Ja samuti vesiniku tootmine, et me ei ole nagu väga hästi kursis, kuidas ja palju see täna maksab ja kas see tasub ja neid näitiseid väga palju ei ole, et kas ja kuidas see potentsiaal on Ida-Virumaal. Me ei osanud sellega, selle peale küsimärgid nende kohta peale. Soojuse kohta me leidsime, et Ida-Virumaa on üsna hästi, Eesti tervikul on ka hästi taastuvenergia mõttes, sest soojust ju toodetakse väga palju taastuvenergiast. Ja Ida-Virumaal on 3 kohta, Ahtme, Kohtla-Järve, Jõhvi, kus soojus tuleb uttegaasist. Ja nii kaua, kuni meil on ikkagi õlitootmine, mida ikkagi jätkuvalt paarkümmend aastat on, siis see soojus, mis on uttegaasist, ega see taastuvenergiast soojus parem ei ole, poolest kui uttegaasi soojus. Sellepärast me arvame, et Ida-Virumaa on soojuse mõttes olnud üsna eesrindlik. Kõik linnad, Narva-Jõesuu, Sillamäe, Narva, seal on suhteliselt, kas täna juba või siis kergelt, suht kerge nagu suures osas viia nad taastuvenergia peale. Ja peamiselt me räägime siis hakkepuidust, mida on rajatud mitmed Ida-Virumaale. Sillamäe näiteks on ju viimane uudis, mis tuli, rajab omale täiendava elektritootmise, koostootmise. Aga siis probleem, mis meil lauale jäi ja kõige rohkem, kuhu meil aega läks, on see number 1. Ehk Ida-Virumaal on potentsiaal arendada taastuvenergiat tuulikute näol, sest on rannikuala, tuult on piisavalt, vaba maad on ka piisavalt, aga on probleem riigikaitselised piirangud tuulenergeetika arendamiseks. Ja selle all on meil ka lahendus, et täna meie laudkond vähemalt ei teadnud, et oleks olemas lahendus, kuidas parandada seda riigikaitselist olukorda. Aga kuna me täna visioonikonverents, siis mina arvan, et see lahendus mõeldakse välja, kuidas saab tuulikuid panna nii, et ta ei sega riigikaitset, kui seda täna ei ole olemas veel. Ja
teine asi on siis ka tuulikute puhul on vajalik salvestamine. Noh, kui meil omal seda salvestamist ei ole, siis me saame ka naabrite abi kasutada. Noh, teatavasti on Leedus väga suur salvestusjaam olemas, mida kasutatakse väga vähe, mida on võimalik isegi laiendada. Ja tuul ei ole ühel ajal ühtemoodi igas piirkonnas sama. Et see on hajutatud, et selles mõttes seda peaks nagu vaatama, palju seda vaja on, aga ütleme Ida-Virumaa mahu mõttes me arvame, et see on täiesti tehtav suures mahus. Kolmanda ideena oli veel ka merevee kasutamine ehk siis soojuspumbad. Noh, niisuguse lahendusi on ka meie oma Soomeski mitud, kus merevee soojust kasutatakse kaugküttes. Ja kuhu me selle 2 miljardit paneksime, siis me leidsime, et selle 2 miljardi eest saab täpselt ehitada 220 posti ehk 220 tuulikut võimsusega 1500 megavatti. Me toodame sellest 5 teravatt-tundi elektrit, Eesti tarbib 8. Oletame, et me saame igast megavatt-tunnist 50 eurot, iga aasta saame 250 miljonit tulu. Ja selline oli meie investeeringu idee. 8 aastaga nullis ühesõnaga. Jah, täpselt nii. Aitäh! Ja ma saan aru, et sotsiaalvaldkonna jaoks on teiste laudade poolt juba põhiteema ära kaaperdatud, kõik räägivad haridusest, aga ma arvan, et teil on veel midagi öelda selle kohta, et Anneki. Aitäh kõigepealt Laurile, kes kenasti kõik kirja pani. Et meie laudkond oli väga üksmeelne ja probleemide rääkimisel, aga sõnastamisega nii lihtne ei olnud. Nii, ja probleemid siis sotsiaalvaldkonnas, vananenud oskused, hoiakud ja sotsiaalsed oskused. Ehk et tõlgin siis seda, et keegi kuskilt peaks ütlema, mida teha, keegi teeb minu jaoks kõik asjad ära. Lõpetasin kooli, läksin tööle, sealt läksin pensionile ja siis uurin, et need on jah, natuke utreeritud. Et väärtusruumide erinevus, sealhulgas kohalikes omavalitsustes. Et selles mõttes see tähendab siis seda, et jällegi, et kui tulla kui mingi muutus toimub või tulla mingi uue ideega, siis tegelikult seda ei taheta vastu võtta ja kartused on suured, müüdid on suured ja vahel isegi utreeritakse või tundub, et vahel on kellelgi isegi kasulik, et meil kõik halvasti on. Siis vähene ettevõtlikkus ja see nii ettevõtjate kui inimeste tasemel, et ega Ida-Virumaas selline väikeste ettevõtete juurde tulek ei ole nii suur potentsiaali, kogu aeg räägime, et potentsiaali on väga palju, aga tegelikult ettevõtlikkust ikkagi veel vähe. Nii, ja lahendused siis. Kui me rääkisime nüüd sellest, et põlevkivisektorist jääb järjest inimesi üle ja need koondamised tulevad tavaliselt alati siis, kui me neid ei oota ja et ikkagi aktiivsed meetmed oleksid, et inimesed kiiresti mõtleksid ja juba siis, kui nad töötavad, mõtleksid, et mida nad veel võiksid elus teha, mida ümber õppida. Ja et need suured koondamishüvitised, et üle vaadata, et inimesed ei jääks passiivselt koju istuma. Ühtne kool poliitikast lahutada ja koolide riigistamine, mis meil pärast seal oli ka. Et me tegelikult näeme kogu aeg seda probleemi, et kõik saab alguse ikkagi koolist, et kutsekoolid räägivad, et ainult nad ei saa seda teha, kuna põhikoolis ei tehtud seda ja siis kui lõpuks jõuavad, siis nad piltlikult öeldes minu asutusse, siis nad ütlevad, et aga meile koolis ei õpetatud keelt, me ei pidanud õppima, meile öeldi, mida me peame tegema, aga ise endal ei ole mingisugust harjumust otsustada. Nii, elukeskkonna parendamine, et kui me räägime seda just tänase päeva valguses, et siia võiksid inimesed tagasi tulla või võiksid hoopiski mujalt siia tulla, siis ikkagi elukeskkond on see, mille pärast kas lahkutakse või ei tulda. See tähendab ka kvaliteetset haridust,
elukeskkonda selle otseses mõttes ja tervishoidu. ja investeeringu idee oli meil nagu noh, seal oli praktiliselt meil väga suur vaidlus ja et kas ikka sellist asja kirjutada aga kohaliku haridussüsteemi riigistamine, et kuna me näeme, et haridusest algab kõik ja kuidagi ei liigu need asjad nii, nagu võiksid liikuda, nii et ma ei tea kuidas see ülejäänud seltskonnale tundub. aga nii see kirjas ei pandud, sest et mu kõrval oli ka neid inimesi, kes väga selle eest seisid. ja ma ise olen ka abielus. aitäh, et lõpuks kõlas ka ikka Ivoli üritusel tugev umbusaldusavaldus kohalikule omavalitsusele või koolipidajatele. no kas just seda, aga kuidagi need asjad ei suju. selge, aitäh. ja lõppkokkuvõttes, kui võtta nüüd see kõik kokku, siis on põhiküsimus Ida-Virumaa jaoks nagu ikkagi see, et meil on vaja üha rohkem ja rohkem energilisi inimesi, hakkajaid inimesi, kes suudaksid pakkuda ka teistele tööd. nii lihtne see ongi.